Tere! Minu nimi on Angela ja ma olen aeronavigatsioonisüsteemide haldusosakonna juht Tallinna lennujaamas. Esialgu võib tunduda osakonna nimi mõistmatu ja keeruline, aga tegelikult on tegemist väga põneva ja mitmekülgse valdkonnaga. Aga enne veel, kui ma tutvustan teile tööd, räägin ma natukene endast. Eesti Lennuakadeemiasse astusin kohe peale gümnaasiumi lõpetamist. Ma teadsin, et minu tulevik on Eesti lennunduses ja mind on alati tehnika ja elektroonika huvitanud, seega erialavalik ei olnud minu jaoks keeruline. Ma teadsin, et side- ja navigatsioonisüsteemide eriala paneb minu silma särama. Õpingud käisid kokku 4 aastat. Need olid tugevalt seotud praktikakogemustega ja praktika tõi mindki Tallinna lennujaama. Ja peale õpingute lõpetamist õnnestus mul saada aeronavigatsioonisüsteemide halduse osakonnas inseneri ametikoht. Inseneri ametikohal sain töötada navigatsiooni, meteoroloogia ja raadioside seadmetega ja tundsin, et olen leidnud enda jaoks õige koha. Peale 3 aastast töökogemust insenerina õnnestus mul vastu võtta uus väljakutse ja hakata aeronavigatsioonisüsteemide osakonda juhtima. Kuid see ei tähendanud, et ma loobun inseneritööst. Mitte kunagi. Kindlasti on side- ja navigatsioonisüsteemide erialal väljakutseid palju. Juba näiteks, kuidas tuua automatiseeritud ja digitaliseeritud lahendused meie inseneride igapäevatöösse. Aga siinkohal ongi üleskutse kõigile noortele, keda huvitab lennundus, elektroonika ja tehnika. Tehke oma valik Eesti Lennuakadeemia side- ja navigatsioonisüsteemide õppekava kasuks. Töö lennujaamas on põnev ja kolleegid toredad. Nad on alati valmis sinuga mõne huvitava väljakutse vastu võtma. Inseneri tööpäev on alati erinev. Hommikud algavad süsteemi või seadme kontrollimisega ja üksuste vahelise infovahetusega. Päeva lahutamatu osa on süsteemi ja seadmete hooldused ja rikete kõrvaldamine. On selleks siis kolleegi raadiosaatja, mis on katki läinud, või pilvekõrguse mõõtja, mis andmeid enam ei edasta. Põnevaid väljakutseid jagub meil igaks päevaks. Kõige kriitilisemad hetked on alati lendude tipptunnil või öistel aegadel, kui seade või süsteem ei tööta. Sellisel juhul peab insener alati säilitama selge pea ja kindla käe, et süsteemi või seadme töö taastada võimalikult kiiresti. Meie eesmärk on ohutu ja turvaline õhusõidukite maandumine siin Tallinna lennujaamas. Ja selline huvitav ja väljakutseid pakkuv ongi aeronavigatsiooni valdkond. Uute kohtumisteni maailma kodusaimas lennujaamas või vilistlaste kokkutulekul Eesti Lennuakadeemias.